issand, halleluuja, tänu issand, tänu sulle vabaduse eest, tänu sulle, et on nii palju põhjust sind kiita. Isa, me täname sind, et ükski raskus, ükski takistus ei ole ületamatu koos sinuga. Isa, me täname sind, et me oleme sinu lapsed, me täname Jeesus, et me oleme lunastatud sinu verega. Me täname sind vabaduse eest, me täname sind rõõmu ja rahu eest. Me täname sind igavese elu eest. Me täname sind lapse seisuse eest. Me täname sind pärija seisuse eest, issand. Aitäh sulle. Issand, me avame oma südamed sulle. Muuda meie elusid, kõneta meid täna. Muuda meie südameid, issand. Et me võiksime rohkem tundma õppida sind, et me võiksime käia veel enam selles väes, selles kutsumises, mis sul on meie jaoks. Milleks sa oled meid loonud, milleks sa oled meid kutsunud. Issand, me anname oma südamed täielikult sulle üle. Ja me tahame vastu võtta iga sõna, mida sina meile täna tahad rääkida. Jeesuse nimel. Amen. Aitäh, muusikud. Tere hommikust kõigile, te võite võtta istet. Nii hea on olla tagasi jälle. Nii kui te teate, me olime metsas, looduses, noortega matkamas. Ja mulle jäi natuke väheks sellest, siis ma läksin peale matka veel uuesti omaette Jumalaga kahekesi mõneks päevaks. Ja see oli üks võrratu aeg. Juhtus igasuguseid asju, toredaid ja vähem toredamaid asju, aga see oli tore aeg Jumalaga ja nüüd on jälle tore olla siin, puhastes riietes, pügatud peaga ja tunda ennast jälle tsiviliseeritud inimesena. Ja tore on näha teid kõiki tõesti siin. Ma usun, et teil on läinud hästi, olete saanud seda suve võtta täiega nii ühes kui teises võtmes ja olete saanud puhata ja nautida päikest ja head seltskonda ja tänu Jumalale suve eest. Ja tõesti tänu Jumalale, et me saame jälle olla siin ja täna mul on südames selline väga vastutusrikas teema, see on tõde. Ja tänase jutluse pealkiri võib-olla võikski olla iga ühele oma tõde küsimärgiga. Avame Johannese evangeeliumi 18. peatükki. Johannese 18. Ja ma loen siit 37. 38. salmini. Johannese 18, 37 kuni 38. See räägib sellest, et Jeesus on kinni võetud ja ta on Pilaatuse ees. Pilaatus ütles nüüd talle, sina oled siis ikkagi kuningas. Jeesus vastas, need on sinu sõnad, et mina olen kuningas. Mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma annaksin tunnistust tõe kohta. Iga üks, kes on tõe seest, kuuleb minu häält. Amen. Pilaatus küsib Jeesuselt, mis on tõde? Ja seda öelnud läks Pilaatus Jeesuse juurest ära. Ta läks välja, ütles, mina ei leia mingit süüd selles inimeses. Aga huvitav on see, et ta ei jäänud ootama vastust. Mis on see tõde? Ma usun, et iga üks meist on küsinud seda küsimust, mis on tõde? Iga üks meist võib valida, mida tunnistada tõeks ja mida mitte. Aga kas meil on meelevalda tõde valitseda? Viimasel ajal on meediasse jõudnud lood mitmetest kristliku maailma sellistest tuntud tegijatest, kes on ühel hetkel loobunud oma usust. Hiljuti ma vaatasin ühte intervjuud ühe ülistusjuhiga ja ta põhjendas
oma usust loobumist sellega, et ta ei suutnud meenutada ühtegi reaalset kogemust Jumalaga. Midagi sellist üleloomulikku, mis oleks eriti selgelt tõestanud, et Jumal on see, kes ta on. Ja ta ütles, et kui ma oleksin jätkanud ülistusjuhina, siis ma ei oleks olnud aus iseenda suhtes ja teiste suhtes. Ja ühest küljest ma mõistan seda, et kui sul on endal sellised nii sügavad kahtlused ja sa räägid hoopis midagi muud, see võib tekitada tõepoolest selliseid mõtteid, et kas on õige? Kas on õige rääkida seda, milles ma ise lõpuni veendunud ei ole? Tõde, mida ta oli uskunud, mida ta oli kuulutanud tuhandetele inimestele, ühel hetkel muutus tema enda jaoks küsitavaks. Ma usun, et meie kõigi elus on selliseid küsimusi, selliseid hetki, kus me küsime küsimusi tõe kohta. Mis on tõde? Tänapäeval me kindlasti oleme kuulnud väidet, et igal ühel on oma tõde. Ja lõplikku tõde ei olegi. Absoluutset tõde pole olemas. Tõenäoliselt Pilaatus maadles ka selle küsimusega. Ta mõistis seda tõde kahtlemata, et Jeesus on süütu. Ta mõistis ka seda tõde, et tema positsioon oli ohus. Ja tundub, et Pilaatus jaoks, nagu ka tänapäeval väga paljude inimeste jaoks, oli mitu erinevat tõde. Ja mille alusel siis otsustada, milline tõde on millisest tõest olulisem. Aga Jeesus ei jäta sellisele tõe tõlgendamisele ruumi. Kõik sõltuvad tõest. Arvamused, olukorrad, tujud, konfessioonid ja kirikud muutuvad ajas, isegi kaovad, aga tõde on igavene. Sellepärast me nimetamegi tõde tõeks. Inimesed vajavad tõde, inimesed otsivad tõele kinnitust. Tõde on õiguse alus. Õigus lähtub ja sõltub tõest. Me ei saa mõista õigust, kui me ei tea tõde. Kas ei ole nii? Mille alusel me mõistame õigust, kui me ei tea, mis on tõde? Ja kui me fantaseerime, et mõrtsukas on kohtu all ja kohtus kehtib see sama põhimõte, et igal ühel on oma tõde, siis kuidas on võimalik mõista õigust? Kohtunikul on üks tõde, süüdistajal üks tõde, mõrtsukal on oma tõde. Me näeme, et see on absurd. See ei toimi niimoodi. Peab olema tõde, mis on muutumatu, mille järgi saab orienteeruda. Ilma tõe tundmiseta ei ole õiglust. Johannese 14:6 ütleb Jeesus, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Pilaatusele avaneb võimalus küsida Jeesuselt, tõe kehastuselt isiklikult. See maailma kõige tähtsam küsimus, mis on tõde? Aga selle asemel, et jääda vastust ootama, ta lihtsalt jalutab minema tõe enda juurest. Ja laseb selle isiku, kes nimetab ennast tõeks, hukata. Aga mida tähendab, et Jeesus on tõde? Oled sa mõelnud sellele? Kui Jeesus ütleb, et mina olen tõde, aga mida see siis tegelikult tähendab? Ma ei taha, et sa täna läheksid niimoodi ära, et sa küsid selle küsimuse, aga et sa ei saa vastust sellele küsimusele. Jeesus ei olnud ainult moraaliõpetaja, kes ütles selliseid ilusaid killukesi, mida on hea Facebooki postitada ja jagada. Jeesus oli palju enamat. Jeesus ütles, et ta on tõde. Tõde hõlmab kõike.
Kui me tunnistame, et Jeesus on tõde, siis see muudab kogu maailma. See muudab kõike. Meie väärtushinnanguid, meie identiteeti, meie elu mõtet, meie vastutustunnet. Kui Jeesus on tõde, siis see kõik, mis ta ütleb, on tõde. Jeesus ütleb, et ta on üks tõdedest. Ta ütleb, et mina olen tõde. Sellise seisukoha väljaütlemine on teatud mõttes ultimaatum. Jeesuse isik ja roll on kõike hõlmav. Mitte miski siin maa peal ei jää sellest puutumata. Ka sina ei jää sellest puutumata. Nüüd, kuidas leida tõde? Tõde on ilmutus Jumalalt. Mattias 11.27 ütleb, kõik on mu isa andnud mulle ja keegi muu ei tunne poega kui vaid isa, ega ükski tunne isa kui vaid poeg ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Inimlikult me oleme nii piiratud, et me ei suudaks mõista tõde, me ei suudaks tõde ära tunda. Sellepärast, et me tajume kõike lähtuvalt oma keskkonnast. Võiks öelda, et sellest sagedusest, millel me eksisteerime. Meie maailma pilt on piiratud selle sagedusega, kus me eksisteerime. Seega meie kõigi maailma pilt ja meie Jumala pilt on moonutatud. Meil kõigil on mõnes mõttes natukene omamoodi Jumal, omamoodi arusaamine Jumal. Meil kõigil on omaette maailm, kus me elame mõnes mõttes. Ja ainus viis leida tõde on saada Jumalalt ilmutust tõe kohta. Sest Jumal on väljaspool neid erinevaid sagedusi, kus meie viibime. Jumal on üle selle kõige. Jumalal on meelevalt keerata seda raadionuppu ühelt sageduselt teisele. Jumalal on meelevalt näidata meile korraga neid mitut erinevat sagedust. Sest Jumal valitseb seda. Jumal on see, kes on loonud selle keerulise raadio nende mitmete sagedustega. Johannese 16, 7-15 Jeesus ütleb siin niimoodi. Kuid ma ütlen teile tõtt, teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks lohutaja teie juurde. Aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Patu kohta, et nad ei usu minusse, õiguse kohta, et ma lähen isa juurde ja teie ei näe mind enam. Kohtu kohta, et selle maailma vürst on süüdi mõistetud. Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. Aga kui tema tõevaim tuleb, juhib ta teid kogu tõesse. Sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb ja kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Kõik, mis on isal, on minu päralt. Seepärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Amen. Ainult Jumal saab ilmutada tõde. Looja Jumal, kes on üle kõige. Kes pole millegagi piiratud, ainult tema saab ilmutada tõde. Kõigi teiste tõed on poolikud. Poolik tõde ei ole tõde. Nüüd, miks me vajame tõde? Meie ümber on tänapäeval rohkem segadus kui kunagi varem. Absoluutse tõe eitamine on toonud kaasa kombelõtvuse, moraalilõtvuse, korruptsiooni, ebavõrdsuse, segaduse. Inimesed ei tea, mida võtta, mida jätta. Pole millegi järele orienteeruda. Me näeme seda ühiskonnas, aga tegelikult me näeme seda ka kirikus. Meediast võib leida erinevat infot kõikvõimalike kummaliste praktikate kohta, mida ka kirikus praktiseeritakse. Kristlikud tarokaardid, olete kuulnud sellistest asjadest, mille abil nii-öelda profeteeritakse.
Väga hea, et ei ole kuulnud. Ärge hakkakigi uurima. Aga selliseid asju ka tuleb välja, et tehakse kirikutes. Erinevad praktikad, kus inimesed roomavad ja väänlevad põrandatel loomade kujul, loomade kombel, häälitsevad loomade kombel. Ja seda nimetatakse pühavaimu, just kui pühavaimu väljavalamiseks või ilminguteks. Ma mäletan, Derek Prince rääkis, ma kunagi kuulasin ühte tema jutlust, kus ta rääkis, ta läks Aafrikasse. Ja kui seal inimestest deemonid välja läksid, siis inimesed hakkasid niimoodi tegema. Lõvi häälitsusi, maakombel väänlema ja nii edasi. Nii et nii palju on sellist segadust. Ja seda head asja segada selliste asjadega on väga lihtne. Ja kui meil ei ole täit selgust, siis kui meil ei ole seda täit tõe tundmist, siis on teinekord on väga raske seda joont tõmmata, seda piiri tõmmata, kust maalt on tegemist Jumala vaimuga, kus maalt on tegemist deemonitega. Ja neid näiteid on veel, ma ei hakka neid näiteid kõiki siin ette lugema, see ei ole oluline. Aga segadust on palju, segadust on ka kirikus väga palju. Jutlustajad jutlustavad erinevaid tõdesid. Kes rõhutab raha ja edukust ja et justkui kõik peaksid saama miljonärideks ja kõik peaksid saama ärimeesteks. Ja teised räägivad, et kõik haiged iga kell saavad terveks ja mida iganes veel. Piibel ütleb, et Jumal tahab anda meile häid ande. Jumal tahab anda oma lastele häid ande. Kahtlemata. Aga need asjad ei ole päris niimoodi. Niimoodi ühe puuga kõiki lüüa. Jumalal on meie jaoks erinev kutsumine ja erinev plaan. Ja me oleme oma teekonnal Jumalaga erinevates paikades. Me ei ole valmis kõigeks veel. Kuidas siis seda kõike eristada? Teise Timoteus 4.3 ütleb, sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajad, kes kõditavad nende kõrvu ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. Inimesed otsivad tõde, sest inimesed vajavad tõde, me kõik otsime tõde. Ja kes otsib, see leiab. Aga tõde ei ole alati meeldiv kuulata. Meil Eestis on selline ütlus, et tõde on valus kuulata. Kui sa leiad tõe, aga see leitud tõde ei meeldi sulle, siis sul on tegelikult valik, mis sa nüüd selle tõega peale hakkad. Kas sa alistud sellele tõele või sa lood endale uue tõe, endale meelepärase tõe ja lükkad selle tõe kõrvale. Kuradi eesmärk on eksitada sind. Et sind hoida eemal tõest. Ja kuidas ta seda teeb? Ta loob vale atmosfääri. Mõnikord sellise loomaaia atmosfääri. Inimesed ülistavad Jumalat, halleluuja, ja ümber käib loomaaed. Et natuke on halleluujat ka, aga kõik ülejäänud on loomaaed. Valeimedega. Piibel räägib meile ka valeimedest, et ka need on täiesti võimalikud. Kõik võimalike valeõpetustega. Johannese 8.44 ütleb Jeesus kuradi kohta, et tema on mõrtsukas algusest peale, ta ei püsinud tões, sest temas ei ole tõde. Kui ta räägib valet, siis ta räägib enda oma, sest ta valetaja ja vale isa. Kuidas eksitusi ära tunda? Üks tunnus on see, üks levinumaid tunnuseid, ma ütleks, on see, et keskmesse tõuseb inimene, mitte Jumal. Rõhk suunatakse inimese vajadustele ja inimese heaolule.
Ja need loomulikult on olulised asjad, me kõik tahame ennast hästi tunda ja meil on vajadused, see on täiesti normaalne. Aga kui need tõsta jumalast ettepoole, siis hakkab liha valitsema, ehk siis meie ego hakkab valitsema. Ja siis kipuvad asjad metsa minema, sest pühaduse tunnetus kaob. Jumal on püha Jumal. Ja kui me tõstame enda jumalast ettepoole, siis see pühaduse tunnetus kaob. Hakatakse rõhutama rohkem Jumala armastust, aga Jumala kartus jääb tahaplaanile. Ja sellega kaasneb selline tunde, kogemuste, elamuste otsimine. Ja kogemuste otsimises jälle ei ole midagi halba, me vajame ka kogemusi, need kinnitavad ja need annavad sellist värvi ja maitset meie elule. Aga lõpuks on ikkagi usk see, mis meid kannab ja mis meid suhtesse Jumalaga panustama paneb. Tundekogemus üksi ei ole usaldusväärne. Need, kes keskenduvad liigselt tunnete kogemisele, on kerge eksitada. Piibel ütleb, et tõde vabastab, aga mitte kogemused. Tõde on see, mis vabastab. Kogemused kinnitavad tõde, aga tõde peab olema see vundament. Ja on olemas ka teine äärmus, kristlikud kriitikud. Need on selliste väga jäikade ja piiratud arusaamistega inimesed, kelle jaoks kõik uus ja teistsugune on saatanast. Sageli on nende arvustused, eriti võib-olla just karismaatiliste kristlaste osas, negatiivsed, isegi iroonilised. Ja kui me vaatame neid negatiivseid ja iroonilisi arvustusi, siis me näeme, et siin ei ole armastust. Et tegelikult selle taga on uhkus. Nii et see uhkus võib väga peenelt pugeda meie keskele, ka sellise vaimulikkuse sellise maskeeringu all. Me peame iseennast jälgima, et me ei muutuks sellisteks, kes püüavad pindu teise silmast välja saada, aga me ei märka, et meil on endal palk silmas, mis tegelikult piirab meie nägemist, mis halvab meie endi nägemist. Ja kui me selle palgi endalt välja sikutame, siis meie pilk muutub, meie arusaamine muutub hoopis laiemaks. Jumal tegutseb jätkuvalt uutel viisidel, aga tema põhimõtted jäävad alati samaks. Seega meil tuleb õppida hästi tundma Jumala põhimõtteid. Siis me suudame eristada ka Jumala uudseid tegutsemisviise kuradi pettusest. Igaüks meist vajab isiklikult tõe ära tunda. Me vajame ka seda, et keegi meile kuulutaks tõde, keegi ütleks tõe välja, aga me vajame isiklikult selle ära tunda, et see tõde saab meie jaoks elavaks. Ja me tunneme tõe ära, kui me tunneme Jeesust, sest Jeesus on tõde. Jeesus ütleb Johannese 8. peatüki 31. salmis, kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde ja tõde vabastab teid. Tõde vabastab. Tõde kaotab ära ebakindluse. Ebakindluse kõige suhtes. Valikutes, elus üldse, meie identiteedi osas, meie elu mõtte osas. Kui me teame tõde, siis see ebakindlus kaob. Tõde vabastab. Tõde annab meile rahu ja turvalisuse. Ja mis kõige olulisem ja mis kuradil kõige rohkem muret valmistab, tõde juhib meid alati Jeesuse juurde. Alati. Pole võimalik olla tões ja eitada Jeesust. Tõde juhib meid alati Jeesuse juurde. Sest Jeesus on tõde ja tõe allikas. Tõde juhib meid suhtesse Jumalaga. Ilma tõe tundmiseta me ei saaks olla lähedases suhtes Jumalaga.
Ja ilma Jumalat tundmata ei saa me püsida tões. Jumal muidugi võib ilmutada tõde ka inimesele, kes Jumalat ei tunne. Ja tegelikult ainult nii me võimegi Jumalaga kohtuda. Kui Jumal ilmutab meile tõde, kui Jumal meid tõmbab. Aga tões püsimine ja suhtes Jumalaga kasvamine eeldab ka meie isiklikku panustamist. Ja kuidas siis püsida tões? Kõigepealt, mida tähendab tões püsimine? Tões püsimine on tõele alistumine. Tõele alistumine loob võimekuse tõde eluolukordades jätkuvalt ära tunda. Kui ma tunnistan, et tõde on üle minu tunnete, tõde on üle minu tahtmiste, tõde on üle minu eesõiguste, üle minu privileegide, kui tõde on kõige üle, kui ma alistun tõele, siis see annab mulle võimekuse orienteeruda ja tõde erinevates eluolukordades ära tunda. See on tohutult oluline, et me seda mõistame. Alistumise vastand on mis asi? Jaa, sõnakuulmatus, uhkus. Uhkus oli kõige esimene patt maailmas ja see on jätkuvalt kõigi pattude põhjus. Kõik patud algavad uhkusest. Uhkus pimestab. Kujuta ette, kurat oli kõige täiuslikum loodud olend, enne kui ta langes. Milline tarkus, milline arusaamine seal pidi olema. Aga sellest hoolimata ta ei näinud seda, et loodud olend ei saa kunagi jumalaks. Loodud olend ei saa kunagi oma looja üle olla. Lihtne loogika ütleb seda. Selleks ei ole vaja isegi ülikooli haridust, et sellest aru saada. Igaüks meist saab sellest aru. Aga ometi ta hakkas Jumala vastu mässama ja proovis saada ise Jumalaks, ise loojaks. Nii et me näeme, et tõe tundmine ja tões püsimine ei sõltu sinu tarkusest või sinu rumalusest. Uhkus pimestab nii targa kui rumala, mis sulle pimedas näkku suunatakse. Ükskõik kui hea silmanägemine sul on, see pimestab sind alati. Ja uhkusega on samamoodi. See pimestab nii targa kui lolli. Ja kui inimene on pimestatud, siis ta ei ole võimeline eristama tõde valest. Johannese 8:31-32 ütleb Jeesus: kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde. Ja tõde vabastab teid. Kui te jääte minu sõnasse, siis te tunnetate tõde ja siis tõde vabastab teid. Selleks, et saada Jumalalt esmane ilmutus tõe kohta, selleks sa ei pea väga palju midagi tegema. See on Jumala suveräänne otsus sulle tõde ilmutada. Aga sellele ilmutusele vastamine ja tões püsimine, see on sinu otsus ja see on sinu vastutus. Nii et tões püsimine on alandlikuna püsimine. Tões püsimine on Jumalale ustavaks jäämine ka siis, kui kogemused on või ei ole neid üldse. Ja isegi siis, kui kogemused näivad kinnitavad täpselt vastupidist. Otsusta jääda Jumalale ustavaks. Ükskõik, mida sa koged või ei koge. Johannese evangeelium 15:4-8 ütleb Jeesus: jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära.
kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ning see sünnib teile. Selles on minu isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. Amen. Tõe tunnetamine on Jeesusega suhtes olemine. Tõde juhib sind alati Jeesuse juurde. Tõde on alati seotud eluga, igavese eluga. Jeesus ütleb, et ta on tee, tõde ja elu. Ja neid asju on võimatu omavahel lahutada. Need kuuluvad ühte. Kui sa igatsed igavest elu, kui sa tahad jõuda igavesse ellu, siis sa vajad tunda teed sinna. Kui sa soovid leida teed igavesse ellu, siis sa vajad tunda tõde. Nii et see kõik on Jeesuses, see on lahutamatult koos. Nüüd lõpuks viimane punkt. Tões on alati positiivne ja negatiivne potentsiaal sinu jaoks isiklikult. Ja sinul on antud vabadus valida, kumb potentsiaal tõest sinu elus realiseerub. Tõde realiseerub alati, aga sinul on võimalus otsustada, kas tõde saab sinu elus õnnistuseks või needuseks. 5. Moosese raamatu 27. ja 28. peatükis on juttu õnnistusest ja needusest. Jumal viib Iisraeli rahva tõotatud maale ja ta teeb seal lepingu. Ja siis seal on terve pikk nimekiri, millised õnnistused järgivad inimest, kui inimene peab Jumala korraldustest kinni. Ja millised needused järgnevad sellele, kui inimene otsustab Jumala seadustele mitte kuuletuda. Ma loen siit 5. Moosese raamatu 28. peatükist 13.–15. salmini. Ja issand paneb sind peaks ja mitte sabaks. Sa lähed ikka ülespoole, aga mitte allapoole. Kui sa kuulad issand oma Jumala käske, mida ma täna sind käsin pidada ja täita, ja kui sa ei kaldu kõrvale kõigist sõnadest, mis ma täna teile käsuna annan, ei paremale ega vasakule, ega käi teiste jumalate järel, et neid teenida. Aga kui sa ei kuula issand oma Jumala häält, ei pea hoolsasti kõiki tema käske ja seadlusi, mis ma täna sulle annan, siis tulevad su peale kõik need seadused ja kõik need needused ja tabavad sind. Amen. Niisiis, tõde on muutumatu, aga sina saad valida, milline on tõe mõju sinu jaoks isiklikult. Ja nüüd kokkuvõtteks. Jeesus on tõde. Ainult Jumal saab sulle tõde ilmutada. Tõde on igavene ja tõde aitab sul püsima jääda. Tõde annab sulle identiteedi. Tõde aitab sul valikuid teha. Tõde aitab sul tõelist võltsist eristada. Tões püsimise eeldus on täielikus alistumises Jumalale. Uhkus ei lase tõde ära tunda. Uhkus võib olla väga hästi maskeeritud. Uhkus pimestab. Ja lõpuks, tões on alati positiivne ja negatiivne potentsiaal sinu jaoks. Ja sul on vabadus valida, kuidas tõde mõjutab sind. Kas saada kätte kõik need õnnistused või saada kätte see teine pool, mida me keegi kätte saada ei taha. Jumal õnnistagu sind. Amen.